See on klientidele, jah? Jah. Nii. Tutvustan ennast. Minu nimi on Märt Rindumaa. Ja praegusel hetkel ootavad täitmist 2 kohtutäiturit. Mina näen nüüd natuke teisi andmeid. Tähendab, kõik kohtutäiturid ei saa korraga siin neid nõudeid rahuldada, aga menetluskulude nõude on õnneks siin nagu viivist ei arvestata. Oodake, see ei saa menetluskulud olla sellel Kaire Võltsid praegu. Vaadake. See on hoopis... Siin on kirjas, et menetluskulud viivist ei arvestata. Jah, aga ta ei ole, ta on hoopis agi. See on agi nõue pensioniameti petmise eest. No need on kõik sassis seal. Ja siit ma nüüd näen, et 2019 on avanud nüüd siis Risto Kütt veel 2 asja. Ja 2010 näen ma ka Priit Lantinit, kes tänaseks kes on kohtu poolt karistatud ja maha võetud. Täna on Priit Petter. Aega ja viitsimist. Vaadake see kohtulahend ära. Kas ma sain õigesti aru sellest? Teenindajad kõik on viisakad seal. Samal ajal nad on salakavallad, eks ole, kuigi ma läksin sinna, eks ole, autoga ja viisid, teinekord oli mul saatja kaasas, ma ei hakanud see saatjad üles kutsuma. Öeldi, et ta võib küll liikuda siin, et pole tal hooldajad ega midagi vaja. Ja see, et mulle ei taheta anda seda sotsiaalpinda, seda ma ei saagi ilmselt, eks. Ja kusjuures mina teadsin kogu aeg, et ma olen rahvastikuregistri järgi Madara 10-3. See korter oli juba maha müüdud. Öeldi ei, siin pole sul midagi nõuda. Mul oleks olnud korralik pension, eks sul 43 aastat tööstaaži. Aga näed, ma panin selle 10 aastat, mis ma istusin, panin sinna juurde. Ja ei pannud mitte sellepärast juurde, et pensioni saada, vaid ma tahtsin ühte töökohta minna ja seal mu koolivend ütles, kuule, et kuidas sa tuled, et sul on 10 aastat või rohkemgi seegi oli. Et sa ei ole ju üldse, tee mingi tööraamat selle jaoks endale. Ja mina lasin kolhoosniku tööraamatu teha, ega mul pension oli kaugel veel sel ajal. Ma olin siis 56 aasta ja tuli pensioni aeg, panin see tööraamatu sisse. Jah.